Te kuulate saadet. Stuudios on Toomas Ait. Oleme saatelõigus jõudnud siis ehitusjuttude juurde ja mul on hea meel tervitada oma autori saates esmakordselt Henri Beckmanni ja mul on hea meel, et me hakkame rääkima ühest sellisest asjast, mis on selline ainulaadne ja omalaadne, aga kõigepealt tere õhtust sulle ja rõõm, et leidsid tee mulle siia autori saatesse. Tere õhtust, Toomas! Henri, sa oled hakanud tegelema ühe sellise huvitava asjaga ja ma ennem, kui ma üldse sellest asjast rääkima hakkan, millest me täna õhtu pea tähelepanu pöörame, ma küsin, et sa oled läbi lõhki selline toidumees, küll sa teed sellist kokkamist ja küll sa juhid teatud divisiooni siin teatud toitlustustehases. Ma ei tea, kas toitu enam ei ole või kokat enam ei saa, mis sa ei ela enam ära, et tulid ehitusse? Tegelikult on lugu hoopis pikema taustaga, et tõepoolest toitlustusega olen tegelenud tegelikult aastaid juba, päris vist 11 juba tuleb kokku ja seal osas oleme liha müügiga tegelenud viimasel 4 aastal, mis mind järgmise teemaga nagu seob, on just tööjõu teema, et kui südamest soov tulla nii-öelda juurte juurde tagasi ja kolida maale, siis toitlustuses leida nii pädevaid inimesi, nagu ma olen ise endalt nõuan, on võrdlemisi keeruline, siis sellest tulenevalt tuligi järgmine idee, mida hakkasin teostama ja vaatasin, et tööjõudu selles valdkonnas on maal hulka rohkem ja sealt ka see idee. No sina oled selline ettevõtja, et kui öeldakse, et maalt kolib ettevõtlus linna, siis sina oled selline ettevõtja, kes toob linnast ettevõtluse maale tagasi. Just, et juurte juurde tagasi, et eks maale toob ikka see looduse kutse, et tahad ise elada rahus ja vaikuses ja miks ei peaks seda tahtma ka teised inimesed. Kui oli endal mõte, et tulla maale elama, et saada rahu ja vaikust, linnulaulu kuulata, siis tekkis esimese küsimus, et aga mul ei ole ju tööd. Aga miks mul tööd ei ole? Töökoht tuleb ju ise luua, et oleks kus kohas töötada ja olla ise rahul oma tööga ja see, millega sa tegeled. Ja sellest tulenevalt siis nii see alguse sai ja olen juba selle idee alguses saati kuulnud väga palju positiivset tagasisidet just töömeeste poolt ka, et on koht, kuhu tulla tulevikus. Juba täna on koht, kuhu tulla, et maale juurte juurde ja mul on hea meel, et ma olen suutnud selle töökoha nii-öelda luua, kuhu tulla. No Henri, praegu raadio kuulama mõtleb, et paganad siin räägivad raadioeetris, et tulen ja teen ja loon ja võtame siis selle salatusel katte pealt maha ja paneme saate pilti näitama ja mina ütlen ära selle kodulehe, see on www.greencube.ee ja kui te lööte selle kodulehe sisse, avaneb üks huvitav asi ja Henri, räägi ära, mis sa siis siin maal tegema hakkasid? Tõepoolest, kui nüüd ennem toitlustuse jutust läksime üle nüüd sujuvalt ehitusjutu peale, siis me teeme maal, Läänemaal, Hanili vallas, Kõmsi alevikus selliseid väga omanäoliseid pisikesi disainmaju. Ehk meil on repertuaaris täna nii saunad kui elamiseks, nii majaks kui suvilaks sobilikud majalahendused, mis on siis aastaringseks kasutamiseks erinevalt siin paljudest teistest konkurentidest võiks nii öelda, aga teeme siis pisikesi disainmaju, neid on omavahel võimalik liita, lahutada ka vajadusel tulevikus, teeme valmis majas, oma tootmishoones, katuse all, kuivas, oma kvaliteetsete tööriistadega, kindlate meistrimeestega, mis on meie selline kindla töö kvaliteedi eelis. Teemegi nii, et teeme oma tootmises maja valmis ja viime selle kliendile ilusti koduhoovi, täpselt sinna, kus ta tahab. Olgu see siis Narvast Sõrves ääreni ja sellist mugavusteenust nii-öelda, kus majal on ka kanalisatsioonid, elektrid, valgustid, kõik võimalik on juba maja peal olemas, kui ta sinu koduhoovi jõuab, et sellist mugavusteenust me täna pakume ja müüme. Praegusel hetkel on ka see, et sa võid siia juurde lisada ka sellest, et sa ütlesid, et te teete saunalahendusi, ütleme siin muid suvile lahendusi. Tegelikult, kui ma tahan ka ise kujundada seda kuubikut, kui sa nüüd niimoodi või tohib seda nimetada, siis tegelikult ma saan ju sulle ütelda ka, et tahan vaat seda ja tegelikult te teete ju tellija projekti järgi ka ju selle valmis. Ainuke asi, mis on, et teil on välja kujunenud teatud välismõõt, millest te suuremaks minna ei saa. Välismõõt on on piirangutega, aga neid, nagu ma ennem ütlesin, et neid saab omavahel liita, et siis see tähendab seda, et koostöös kliendi erisoovidega, millised iganes need ka ei oleks, on need viilkatused, on need piklikud või kõrged majad või lapikud majad, mis iganes kliendi soovid on, et me kindlasti saame maha istuda, leida parima lahenduse kliendile, et kliendil oleks kodus ilus oma silmal vaadata ja siis seda toodet tarbida edaspidiselt ülejäänud oma eluperiood. www.greencube.ee on siis see kodulehekülg, kus tegelikult tänane jutt on ka pildiliselt kirjas. Minge kindlasti sinna kodulehe peale, seal on videosid, seal on näidatud, kuidas need majad välja näevad seest ja väljast. Seal on näidatud ka veel seda, kuidas see maja siis tõstukiga teile koju plaksti õue peale pannakse, et kõik õpetused, asjad on olemas. Aga tegelikult võib-olla ennem ma küsin veel, Henri, su käest seda, et kui nüüd inimene näiteks hakkab sõitma ja satub kindlasti, suvel kindlasti satub juba kevade poolegi, hakkab näiteks Tallinnast Saaremaa poole sõitma, siis tegelikult on võimalik teilt kas siis Kõmsit läbi tulla või ka Virtsust seda näha ja käega
katsuda, sest öeldakse, et üks asi on see, mida ma pildi pealt näen, teine asi on see, mida ma käega katsun. Tõepoolest, me oleme selle juba algusest peale teinud enda nägemusena just prioriteediks see, et klient ennem ostmist saab oma siis meie poolt valmistatud toodet käega katsuda, vaadata ja anda oma hinnang sellele, mida klient siis soovib osta, et seal on ka ühtlasi meie enda meistrimeeste käekiri nii-öelda näha, et kui kvaliteetselt see toode on ehitatud. See toode täna siis Green Cube sauna näol on tõepoolest Virtsus siis sadama piirkonnas näha, nii et kui Virtsus auto on seisma jäetud, siis kaelad sirgub ja näete kindlasti Green Cube'i suure reklaamiga ja näidismaja seal vahetus läheduses ja kindlasti saate tulla siis seda käega katsuma, vaadata lähemalt ja sealt hoone pealt leiate ka siis kontakttelefoni numbri, millele helistades saate kindlasti seda sauna ka koheselt seest näha, et krundi omanik siis selle hoone tagant on hea meelega nõus tulema teile ka seda hoonet tutvustama, seespoolt näitama, et ei pea ootama müügijuhti Tallinnast, millal te 3 nädala pärast kokku saate, vaid saate seda kohe teha. Te olete mõnda aega neid kuubikuid juba teinud ja tegelikult tundub, et see on väga suurt populaarsust võitud, nimelt kui me räägime praegu Eestis, siis tegelikult need kuubikud sõidavad juba ka Rootsi ja Soome. Nii ta on ja isegi Norra poole ja meil on huvilisi ka Taanist ja Saksamaalt ja Prantsusmaalt, et meid on külastatud ka näiteks Suurbritannia ühes ajakirjas seoses meie omanäolise disainiga või välimusega, et kuubiku kuju, suured aknad, läbimõeldud ruutmeetri pind, sellest tulenev siis väljamüügihind, mis on kliendile mõistlik, et ka mina näiteks täna ei suuda kindlasti 100 ruutmeetrist suvilat või saunamaja endale lubada, et siis on selline 20 ruutmeetrine hoone, mis ei vaja ehitusluba, mis on samas aastaringseks kasutamiseks, näeb nägus välja, omab kõiki väga kvaliteetseid uksepiitadest lampideni välja ja erinevaid muid elektroonilisi vigureid, mis selle hoone sees on, et need tõepoolest välismaal on selle kohta väga suur huvi ja meile ainult hea uudis, et eks me sellise natukene ekstreemse välimusega, mis on tegelikult ju ilus, turule tulime, kindlasti me erinesime oma konkurentidest ja võib-olla see konkurentidest erinemine ongi meile täna edu toonud. Mina lisaksin siia juurde veel seda, et kui tullakse, pannakse maha, näiteks kui inimene vahetab oma elukohta, läheb teise kohta elama, siis tõstetakse selle autole ja võetakse kaasa, et see ei ole selline, mis on vundamendiga maa küljes kinni ja ära viia ei saa. Henri, ma küsin võib-olla sinu kui ettevõtja, selle firma omaniku käest nüüd seda, et sa ütlesid, et mõistlik hind. Kas see toode on sellisele, ütleme, tavalisele Eesti inimesele, on ta sellisele natuke jõukamale Eesti inimesele, kes sellele võiksid pretendeerida? Toote hind on selles mõttes on ikkagi mõistlik, et see sobib igale heale inimesele, kes seda soovib, et nagu ma ütlesin ennem, et kvaliteet on see märksõna, et meie nägemus on kindlasti see, et inimene seda ostes 2 aasta pärast ei peaks pettuma ja see puitmaterjal, mida me kasutame, on kvaliteetne sorteeritud materjal, ehk selle toote hind algab täna küll 800 eurost ruutmeeter, kuid see siis sisaldab ka transporti koduhoovi, lisaks siis selle ülesehitamist, elektritöid, kanalisatsioonitöid ja nii edasi, et ütlen ausalt, et täna on see hind ikkagi väga konkurentsivõimeline tänu oma toote ja kvaliteedi suhtele. Nii, siia juurde võib lisada veel seda, Henri, kui sa lubad esimese lõigu lõppu, et kõige parem on ikkagi koduleht www.greencube.ee, vaadake seda kodulehte, seal on nii tooted kirjas, seal on firma tutvustus kirjas, seal on kontaktid kirjas, seal on videod kirjas, aga Henri, võib-olla siia ma tahaksin lisada veel, kui sa lubad, et kindlasti te olete neid ka üle Eesti laiali viinud, et kui keegi teab kedagi kuskil, kus see kuubik juba õue peal olemas on, siis võib-olla minna ka vaatama, ma ei usu, et naaber nii kuri on ja sinna ligi ei lase. Kindlasti võib minna vaatama, kui kuri koera aias ei ole, et ja tõepoolest Paide lähedal on täna Green Cube suurte aknalahendustega elumajana nähtav kõigile tee äärest, mis on veel kindlasti hea tee äärest möödujale märgata, on Green Cube siis, nagu me ütlesime, Virtsus. Mina soovitaks kindlasti tulla meie tootmishoonele ka võib-olla sisse keerata autoga ja ette helistades, et vaatame ka tootmise poolt ja näeme seal käega katsutavaid materjale kohe oma silmade ees. Aga siit koha pealt läheme nüüd väiksele vahepausile, mõne hetke pärast oleme siis Henriga juttudega tagasi ja tegelikult räägime ka ühest Tallinnas toimuvast üritusest, kus siis Green Cube on küll pildi näol esindatud, aga saate ka aimu sellest, millega firma tegeleb ja kus on võimalik kontakte saata, nii et lööte Tallinnas mitu kärbest ühe hoobiga. Tuleme siis Henri Beckmanniga siin jutuajamisega tagasi, räägime siis Green Cube'i firmas, koduleht www.greencube.ee on siis meil täna õhtul suureks abimeheks nii pildiliselt kui ka informatiivselt ja tõesti, Henri, sa oled üks tänuväärne ettevõtja, oled siin maal tööd andnud, ise plaanid siin tulevikus veel maale elama tulla, tood ettevõtluse maale ja tegeled sellise asjaga, mida mina küll ei tea, et Eestis nagu tehtud oleks, tehakse küll midagi, aga niimoodi, et tullakse, pannakse kraanaga kohe valmis
valmis asi paika, et ühendad kommunikatsioonid külge, et sellist asja mina nüüd tõesti ei tea. Tegelikult konkurente loomulikult on väga tänuväärt konkurente, kellelt on heas mõttes ka midagi õppida. Tõepoolest selline mugavuse teenus on, et klient ei pea, täpselt nagu ma ennem ütlesin, Narvast Sõrves ääreni, et sa ei pea mõtlema, et kes mulle nüüd selle elektritöö ära teeb või kes mulle nüüd järgmisena tuleb ja kanalisatsioonitööd ära teeb, vaid tõepoolest sa ostad endale kas sauna või siis nii suvila või maja näol, et sul on valik olemas, oled sa valiku ära teinud, on GreenCube'iga käed löödud, siis on see täislahendus sinul kodusoovi peal. Et hea näide ongi see, et see on tegemist ikkagi mugavusteenusega, et inimene saab kõik asjad ühe korraga, hetkega ja sa võid õhtul juba toodet tarbima hakata, kui sa oled selle kätte saanud, et sellist mugavust kahtlemata on täna vaja. Võin öelda niimoodi, et näitena, et kui mina seda kuubikut, esimest kuubikut üldse tegema hakkasin, siis neid materjale kokku ajades, neid mehi leides, kes mul selle kuubiku siis tootmishoones valmis teeks, kogu see protsess võttis aega circa pool aastat, et minu selline küsimusele vastus ongi see, et milleks inimene, kõik me peaksime oma suvila või saunamaja pärast nii palju vaeva nägema, kui täna GreenCube on selle töö ära teinud ja inimesel on lihtne tulla ja see nii-öelda ära võtta, see toode meie käest. Täna on meil ka mõned majad puhvrisse tehtud, ehk siis on täna tellid, homme saad tõepoolest kätte, kui ka siis vastavalt kliendi erisoovidele on meil võimalik tootmises siis teha erinevad toimingud ja saata kliendile täpselt selline maja, nagu ta oma hinges seda soovib. No aprilli alguses toimub Tallinnas ehitusmess ja seal te küll reaalselt ütleme kohe selle kuubikuga väljas ei ole, et inimese katsuda saab, aga räägi ära, kuidas te seal esindatud olete, sest inimene peaks sealt seda informatsiooni kindlasti ka küsima ja kui mitte katsuma, siis vähemalt nägema. Tegelikult kindlasti usinamad internetikülastajad on leidnud meid ka Delfist nüüd ühe toreda konkursi raames, et oli selline tehasemajade konkurss, kuhu meid ka kutsuti osalema ja kus me ka mõlema kuubikuga nii-öelda täna valmisoleva kuubikuga esindatud olime ja seal on meid siis näha suure kena pildiga koos erinevate juurde kuuluva informatsiooniga, et kus kohast meiega kontakti saab, millest need hooned on ehitatud, kuidas see sünnilugu on olnud, et see info on leitav siis läbi Puitmajade aasta tehasemaja 2015 konkursi raames. Teeme sellise näidisküsitluse ka, Henri, ära ja näiteks kui mul tekib mõte, et võt midagi siin täna õhtu nad siin rääkisid, lähen kodulehele www.greencube.ee ja hakkan mõtlema, et võt mul oleks vaja, ma ei tea, sauna ei ole, ehitada teda on nagu kallis, et ma uurin, et mis pidi ma peaksin teiega kontakteeruma hakkama, et võt elan seal, võib-olla hoovis on nii palju ruumi, et kuidas ma pean sulle infot hakkama jagama, millised on sellised esimesed A-d ja B-d? Me oleme teinud ennast nii-öelda võimalikult kättesaadavaks nii läbi erinevate kinnisvaraportaalide, läbi sotsiaalmeedia, läbi kodulehe, läbi veel võimalike meediakanalite, et täpselt ka see näidismaja näol, et info@greencube.ee on see aadress, kus kindlasti esimesed küsimused tuleb meile saata, et selle kontakti läbi siis saame juba edasi rääkida, et millised on kliendi erisoovid, võib-olla seal isegi hoone välisfassaadi värvi osas, et kõik see on täna meile kui väikeettevõtjale võimalik olla paindlik ja kliendisõbralik, et see on hästi oluline, ma arvan. Ja siis juba leppida kokku juba see, et kuhu paigaldada, kus, mismoodi need kommunikatsioonid ühendada, et kui te juba tulete, siis on põhimõtteliselt asi juba olemas ja no mina ütlen Henri välja ka niimoodi, et teha kas või sellest kohast umbes pilt, mõõta jalgadega ära, et sinnamaani 10 meetrit, sinnamaani 20 meetrit, tänapäeval ju kõik telefonid pildistavad ja pilt meiliga saata, see ei ole sugugi mitte raske, teil on ka juba lihtsam orienteeruda. Kõik on õige, et jah, et aga mis on veel meie eelis, ma ennem tahtsin veel lisada. Kujutame ette, et meil maakoduks on näiteks ilus selline viilkatusega maja või mis iganes kujuga see maja on, siis GreenCube'i selline algupärane välimus kuubiku näol on kindlasti selline, mis sobib nii rookatusega maja kõrvale kui eterniitkatusega, viilkatusega maja kõrvale ja nii edasi, et rookatusega majale näiteks teha ehituslisa võib lõpptervikuna näha selline veider välja, et siis sellise lisahoonena, kas siis ta on lisatoana sul mõeldud õue see hoone, GreenCube'i maja, on ta saunana mõeldud või on ta tõepoolest selle suvilana mõeldud, kus on nii WC vannituba, kööginurk ja siis magamistuba sees, et kindlasti annab sellisele hoovi terviklikkusele sellise parema väljanägemise ja mugavus. Sul ei ole vaja otsida järgnevaid puumehi, kes sul hakkab seda rookatust seal nii-öelda edasi tegema, vaid on ikkagi üks tervik, annab täiuslikku välimuse sinu koduhoovile. Nii, räägime nüüd kõigest sellest, et ma võin seda tellida, ma võin seda tahta, aga mina väidan sulle, Henri, seda, et väga paljudel eestlastel see summa, mis ta iganes ei kujune, ei ole tagant taskust välja käia. Räägi, millised on tellimisel maksevõimalused? Tellimisel tegelikult
tegelikult erinevad pangad pakuvad väikelaenu, mille piiridesse me ära mahume, et kuna hoone ruutmeetrite arv on võrdlemisi pisikene ehk 19,92 ruutmeetrit on meie nii-öelda põhikuubiku suurus. See on siis just sellepärast nii suur, et ta ei vaja ehitusluba, ka näiteks mereäärde panekuks on ta täiesti sobilik ilma täiendavaid lubasid omamata. Muidugi mitte see ei tähenda, et me ei võiks neid kuubikud omavahel liita ja lõpuks saada suurema tulemuse. Et tõepoolest, et selle kuubiku GreenCube'i näol saab endale soetada erinevatest pankadest võttes väikelaenu ja sõberpangad on meie kodulehelt ka leitavad, nii et kindlasti vaadake greencube.ee ja sealt juba leiate edasi informatsiooni, kuidas neid hooneid endale soetada nii, et seda raha ei pea tagataskus korraga välja käima. Räägime ka sellest, et kui te olete selle kuubiku kohale toonud, ma olen selle nagu teile välja maksnud ja no näiteks juhtub sellega midagi, et ma ei tea, klaas puruneb või midagi muud, et kuidas garantii on? Garantii on ikka vastavalt Euroopa Liidus ja ka Eesti Vabariigis kehtestatud normidele. Oleme oma töös ja kvaliteedis maksimaalsed ja vastutame oma töö eest nii nagu kord ja kohus. 2 aastat on garantiid loomulikult nagu kõikidel ehitusobjektidel tänapäeval on ja ehitusmaterjale kasutades oleme täna ikkagi võtnud visiooni, et võiksime tulevikus pakkuda 5 aastat garantiid vähemalt sellele hoonele, et just see kvaliteet on meie märksõna. Nii et armsad raadiokuulajad, kõik on läbirääkimiste küsimus ja kõige parem on ikkagi selle tänase jutu teema see, et on vaja seda kuubikut reaalselt näha, kas siis käega katsuda tehase õue peal, kui satute kuskile siis Paide kanti või olete siis kuskil Virtsu kandis või siis ütleme pildi näol ja informatsiooni näol siis aprillis toimuvale Eesti ehitab messile 2015. Aga Hendrik, kuhu edasi selles suhtes, et tegelikult kas sa ei karda seda nüüd, et seda tööd lõpuks juba nii palju tuleb, et klient võib-olla mõtleb, et mul tekib tahtmine seda kuubikut endale soetada, te ütlesite, et teil on puhvris ja kuubikuid tehtud, aga kas sa ei karda sellist asja, et anname kuradile käe täna, et selles suhtes, et sul on tööd nii palju juba, sa nimetasid siin Norrat, Soomet, Rootsit, et sa ei jõuaga valmis teha. Nii ta on. Selles mõttes me tulime turule võrdlemisi iseäraliku välimusega hoonega, millele me täna ei teadnud, kas see on edulugu või ei ole või mis sellest kuubikust saab. Aga selle hästi läbimõeldud kuju, vorm, suurus, hind, kvaliteet, need olid need märksõnad, mis tuli välja, et tõepoolest on huvi tekitanud väga palju ja meil on täna igapäevaselt huvilisi tõepoolest erinevatest maadest väga tugevasti ja no meil on ainult hea meel, kui me suudame maal kohalikule inimesele tööd anda ja kutsuda ka linnast inimesi maale elama ja pakkuda neile väärikat palka väärika töö eest ja andes samas lisaväärtust Eesti elanikule kas siis suvila, sauna või maakodu näol. Meil on ainult hea meel, kui inimesed läbi kodulehe meid leiavad ja meie toodetesse usuvad ja tänu usule siis ka selle toote endale koju tellivad. Mina lisan siia juurde veel seda, et koduleht www.greencube.ee jääb ka praegult peale saadet maha, töötab 24/7 ööpäevas internetis, seal on kogu informatsioon, pildimaterjal, kõik uudised, mida GreenCube teeb, kus ta esindatud on, millistes meediaväljaannetes, kus ta reaalselt koha peal on, et tuleb ainult see koduleht lahti lüüa ja kõik vajalik on olemas. Henri, siia lõppu võib-olla ma küsin hoopis jälle sellise küsimuse, mida ma alguses küsisin, et kas sa mees ei karda seda nüüd, et sul tuleb nende kuubikutega nii palju tööd, et kokkamine ununeb päris ära ja ühel hetkel sa ei oska enam kartuleid ka keeta? Ma arvan, et seda ohtu ei ole, et tööjaotus on ikkagi mõeldud läbi nii, et ka minu head kliendid, kes on harjunud nägema mind toitlustamas oma üritustel, siis neid ma kindlasti ei jäta laokile ja kindlasti nii kuubikud kui söögid saavad tehtud. Nii, nüüd on üks päris viimane küsimus ja kuna sina, Hendri, oled mul saates täna siin esmakordselt, siis olen võtnud selliseid sõnumeid raadiokuulajatele ja sina kui siis selle GreenCube'i juhataja, omanik, boss, ma ei tea, kuidas sind nimetada, peaksid tänase raadiokuulajale midagi maha jätma. Mis see oleks? Mis sa tahad neile ütelda? Ma soovin inimestele kõigile kena kevade jätku, veel ilusamat suve, kindlasti tulge Virtsu sadamas meie juurde ja vaadake meie kuubikut lähemalt, saate rohkem aimu, kui suur see tegelikult on füüsiliselt ja peatse kohtumiseni. Sulle ma soovin siis töökat tegemist, toimetamist nii mõlemal lainel ja mul on hea meel sinuga mingil hetkel oma saates kohtuda veel ja öelda juba niimoodi, et nüüd sa oled hakanud midagi jälle uut tegema, mida sa praegusel hetkel ei tee, sest vaadates sulle näkku, Hendri, sa oled selline üks suur energiapomm, kes vist ei püsi pudelis ka paigal, aga see on hea, kui sa pudelis paigal ei ole, tõmble edasi, aga mõnusat õhtu jätku sellegi poolest. Aitäh, ilusat õhtut! Vajab kiiret ja soodsat internetiühendust, lauatelefoniteenust, abi IT-lahendustele, valveteenust või siis hoopis e-poest kaupa otse koju. Uuri prodigi.ee